No nii, Randel otsustas, et tema enam YouTube'i teha ei taha. Ma võtan siis selle pulga ise üle. Täna mõtlesin, et... Mida sa teed seal? Mida sa jutustad? Ma pidin YouTube'i kanali üle võtma ju. Ma tulen ka, mida? Sassi teed üksinda või? Tule siis nüüd kiiremini äkki. Oot. Ma olen Kristen. Ja ma olen Randel. Ja me oleme Kristen Randel YouTube. Ja täna me toome siis teie jalgpalli challenge video. Täna õhtul meistrite liiga. Mina esindan FC Barcelonat. Ja mina olen Arsenal. Davai, näeme väljakul. Need on meie mängureeglid. Mängija, kes on antud juhul väravas, lööb palli vastasmängija suunas õhku. Vastasmängijal on 2 puudet, et sooritada löök värava suunas. No nii, me teeme seda kivikad, et näha, kes alustab. Davai. Valmas, davai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nii Arsenal alustab. Ma panen selle esimese kindlad sisse. Barsaga paneme selle esimese kotti ära. Davai, viska Barsa. No nii, esimese lööme posti. Nüüd ma kindlalt sisse lüüa. No nii, mõlemal hetkel 2 tükki löödud, 10 lööki mõlemal kokku. Liigume edasi Arsenal. Panen seda mängu nii kindlalt kinni. No, ma panen selle esimese kindlad sisse. No nii, Barcelona hetkel pääses kindlalt. Raamilöök, väga lähedal. Aga ei, me paneme ise ka, 3. No nii, Lavin ja Mall. Nii kindlad. See Arsenali puude oli... Me väheme samasugust klassi näiteks. Ja tegelikult on siin nüüd... Oi, proovib ja! Oli ootamatu pea kõigile, mitte ainult meie kaameramehele. Levadia väravaht Artur Kotenko lõi palli välja ja pärast ootamatut põrget libedal väljakul maandus see tuleviku väravas. Näete seda, ta on väravas kõige halvem mäng. Ja, siis on nüüd minu 5. Kohe on pool läbi. No nii jälle ta... Nüüd on! Pole ütle midagi, Võistit Riga ongi see, mida me sellest ootame. 1-1 Arsenal Barcelona. Kas sa võtad kokku Arsenal selle poole? Väga ilus oli. Et mul on potentsiaali palju rohkem. Lööke on üli palju, mingid postid ja latid ragisesid. 2 väravat, mõnel poolt 1. Teine poole. Mina tõrje. Raske läheb. Väravas on lihtsalt müür on nii tugev eest. Morelli proovib kaugelt! Oi, Joan Eto Morelli! See on see, ma räägin, ta on väravas nõrk. Ei tule siit ka. No nii, Barcelona 8. Siin on vaja kindlalt hakata lööma, sees on 2-1. See on küll Lamin ja Mall. Jälle. Siuke puu ei all. No nii, ikkagi see
veel viimane nüüd, seis on 2-1. Barcelona tagasi jõudnud, Pihka Barcelona. Kuidas ta sinna käed vahele paneb? Oh my god. No nii, viimane võimalus siin mingit... Barcelona on viimane võimalus viigistada seis. Pihka Barca tuleb. Polegi siin midagi, panen hetkel kinni ja jagame kommentaari hiljem. No nii, kaameramees, mis sa ütled meile? Loodan, et ma lähen sisse ja talle panen küll täiega. No nii, kas tuleb midagi ka? Tere. No nii, Arsenal eile 2-1 võit meistrite liigas FC Barcelonale, palun võtta mäng kokku. No jaa, et kindlasti võib-olla kõige rohkem rahul selle mänguga ei saa olla, et ja nüüd siin eksimusi oli nii mõndagi, et näiteks puuted ja võib-olla läksid vahest liiga pikaks ja no löökidest ei hakka üldsegi rääkima. Ainuke võib-olla millega rahul saab olla on võib-olla väravahi töö. Et Barcelonas näid ühe värava suhtes meile selja taha saata, selles mõttes müür oli kõva ees ja ega mul väga siia muud nagu lisada ei olegi, et minu arust mäng oli okei. Puudete ja löökidega natuke annab norida. Aga elasime üle ja kõik oli väga hästi selles mängus. Aitäh! 2-1 kaotus, no võta see mäng siis lühidalt kokku. Jaa, läksime seda mängu juhtima tegelikult, aga lõpus ikkagi jäi sellest tuhhist puudu, et lasime endale ühe värava lõi Arsenal meisterlikkuse pealt ära, aga teine tuli meie oma värava ei veast. Aga tahtsime mängu tagasi tulla, aga kahjuks seekord seda ei suutnud, aga muidu oli mõnus õhtu ja meistrite liiga täies hoos. Aitäh!